Tere ilusat hommikut, kätte on jõudnud 24. detsember, mis tähendab, et jõulud on täna. Ma loodan, et teil on ilusad pühad, et te saite need veeta oma perega, et te sõite hästi palju ja siis samas liigutasite hästi palju ja tegite midagi toredat koos. Aga mina nüüd hakkan tasapisi toimetama selle jaoks, et õhtul saaks jõuluvana tulla. Ehk siis mul on siin väike sweatshop valmis tehtud. Mõtlesin, ma näitan teile ka, et mis ma siis Emme-Leisile ja Lilile panen. Lili muidugi on meil kõige olulisem, nii et Lili saab sellise ägeda, ma ei tea, kas see on draakon või? Äge on draakon, ma arvan. Draakoni. Ja siis otsa loomulikult oma lemmiku konservi. Njom. Isale on hästi hea lihtne kingitus. Ehk siis soepesu, kuna tema töö enamus ajast on õues, siis et oleks ikkagi sossus ja mõnnas siis väike soepesu, sest ma arvan, et ta enda päris soepesu on mingi aastast 80. Ja siis Memmele, te juba nägite seda, et ma võtsin siuksed vannipommikesed, aga lisaks on selline, ma pean püsti tõusma, siis ma saan teile näidata äkki. Selline pikk nagu sossu, mõnna pikk kleidike, I guess. Sportlandist, tal oli täiega meeldib lihtsalt siuksed asju kanda, mis ta viskab üle pea ja ongi olemas. Nii et nüüd mul on vaja need kõik ära pakkida. Aga pakkimise ajal ma avastasin, et ma olen laispäkapikk see aasta. Ehk siis mul on emale ja Lilile on ilusasti kotikesed ja ise on kinkepaber, aga mida mul ei ole, on teip ja šleif. Nii et lähme toome need kiirelt poest ära. Holy shit! Selle autoga oli uskumatult skeeri poes käia, sest see on meeletult suur. Mul oli siuke tunne, nagu ma sõidaksin laevaga ringi mööda maanteed. Aga poes sai käidud, jäin ellu, mis on nii kummaline, sest vanasti ma olin mega rallias. Nüüd ei ole 2 aastat autoroolis olnud ja siis on järsku mingi oh my god. Aga lähme pakkime isi kingitus ära. Ma nägin TikTokis pakkimishäkki, et kui su paber tundub liiga väike, et siis paiguta lihtsalt king natukene teistpidi ja sa saad ilusasti pakitud ja ma mõtlesin, et ma kohe lõikan siis eos väiksema paberi, et ma raiskaksin vähem paberit ja proovin ära, kas see häkk töötab, et ilmselgelt kui ma niimoodi prooviksin praegu seda pakkida, siis ei lähe väga kokku, aga kui ma panen selle paki niimoodi ja ma proovin diagonaali peal pakkida, see läheb ilusasti kokku. Vähemalt praegu mul tundub, et läheb ilusasti kokku, aga ma kohe proovin järele, sest olgem ausad, TikToki häkkidega on alati see, et you never know, kas see nagu päriselt ka töötab või mitte. Aga I will let you know in 1 second. Täitsa pekkis. See päriselt töötas, mis tähendab seda, et ma olen terve oma elu pakkepaberit lihtsalt raisanud ja minu arvates see näeb isegi ilusam välja niimoodi, sest kogu kujundus on kergelt diagonaali pealt, mis minu arvates on mega stiilne välja. Also shout out Kukupesale, kus on maailma kõige ilusam pakkepaber. Aga jah, päris hästi sain hakkama, nii et nüüd võib selle ja need 2 seal ilusasti kuuse alla viia. Mu vanemad lähevad peast täiesti halliks, kui ma ühe korra veel pimedas jooksma lähen. Nii et ma otsustasin olla pailaps ja tulla päeval juba väiksele ringile. See on nii naljakas lihtsalt, et ma olen terve igavik juba iseseisvat elu elanud, igast lollustega hakkama saanud. Ja nad muretsevad sellise asja pärast nagu pimedas jooksmine, et äkki ma eksin ära või komistan või. Nad on ikka nii nuinud mul. Aga kuna me tulime päevasel ajal jooksma, siis ma saan teile näidata oma lemmikasju Muhumaal. Ja kõige esimene neist on mu jooksujalad siin. Okei, see on nagu, mul on vähe värve, mis mulle üldse ei sümpatiseeri. Ja oranž on üks neist. Kahjuks oli aga see, et kui mul jooksutosse vaja oli Kuressaares, siis see oli ainus paar. Nii et nüüd nad mul on ja tegelikult teenivad väga hästi, et ei ole sellest välimusest mitte midagi. Aga kohe ma näitan teile oma kõige lemmikumat kohta Muhumaal. Tere tulemast mu kõige lemmikumasse randa üldse, see on põhimõtteliselt diagonaalis üle põllujooste ja oledki kohal. Ja täna on siin nii maagiline, lihtsalt vaadake seda. Taevas ja vesi sulavad kokku. 2 luigekest ujuvad seal distantsil.
ja kuskil seal kaugel loojub tasapisi juba päike. Kuna täna tuult ei ole, siis on vesi lihtsalt kristallsile ja siin on nii rahulik ja nii mõnus olla. See on alati see koht, kuhu ma jooksen esimese asjana, kui ma Muhumaale tulen. Aga eile öösel ma väga ei julgenud, sest see on ikkagi läbi mingi imekohtade. Aga ma arvan, et me Lilluga natuke aega chillime siin ja siis jätkame jooksuga sinna poole, sest seal on kuskil Tuppenurme pank. Lähme vaatame selle ka üle. Kahju, et mul ei ole oma päris kaamerat kaasas pikkade objektiividega, sest minu arust need 4 luike konkreetselt tantsivad mulle siin ja jõputavad natukene. Kõigil on praegu pepud püsti ja otsivad vist süüa kuskilt põhjast, aga telefoniga ei saa seda kaadrit kätte, aga nagu oh my god, on nii ilus seal. Kui mul oleks vaid mu päris kaamera, aga mõned asjad ongi mõeldud selle jaoks, et sa lihtsalt näeksid neid ja kogeksid neid hetkes, kõike ei peagi klõpsima. Ütleb Kairi, kes võttis kohe esimese asjana kaamera välja. Ma nüüd siis istun ja olen niisama ja vaatan neid. Ma lootsin, et ma saan teile näidata ka lambaid, Muhumaa lambaid, kellega me pidevalt siin võitlust peame, et millise tee mina võtan ja millise nemad võtavad, sest ma natukene kardan lambaid. Aga täna neid ei ole. Täna ei ole. Ainult see trepikene on, millega tavaliselt saab sinna alale sisse. Also, mina linnalapsena näiteks ei teadnud, et siuksed asjad olemas on, nii et kui ma esimest korda Muhumaale jooksma tulin, siis ma olin nagu, what the hell is this? Mingi takistusjookse. Oh no, me peame tempot tõstma. Me kinda unustasime Liliga ennast seiklema, mis tähendab seda, et päike juba loojub seal kauguses halastamatult kiirelt. Meil on veel mingi 2-3 kiltsa minna. Ma juba panin endale taskulambiile, sest et autojuhid ikka näevad, et me oleme siin. Nii et Lili, let's run baby, run baby! Toiduaeg! Ja nagu te juba teate, siis minu jõulupraed otse loomulikult koosneb kartulist, praekapsast ja täidetud munadest. Memme, mis sul on? Minul on suurem valik. Sul on siin kuskil liha ka, jah? Jah, kuskil on liha. Meil on väga stiilne, väga stiilne. Ma saadan ringile. Mul ei ole mitte kui midagi. Sa võtad lihtsalt selle nagu terve kausi vaata tadrikosele. Aga mees... Meie jõulude terviseks. Jõulude terviseks. Ei ole mõte. Ja me sööme ära ja siis on kinkide lunastamise aeg. Kas kõigil on luuletused selged? Jaa. Meil oli üks laps olema, kes teadis väga hästi luuletusi. Pärast kuuleme nende etteasteid. On jõuluvana mängimise aeg ja esimene pakk, ma näen, et siin peal on kirjas Lili! Kus sa oled, Lillu? Kus sa oled? Tule! Mine vaata, jõuluvana tuli. Ilma mütsita jõuluvana. Nii, siin on sinu pakike. Tule siia nüüd. Tule. Tahad saada või ei taha saada? Istu. Lama. Tubli! Kas me vaatame ka kohe, mis sa said? Kas me vaatame kohe, mis sa said? Nii. Kas sul on uus mänguasi või? Jah, see on sinu oma nüüd. Jaa. Ja kas sa said... Kas sa said oma lemmikkonservi? Saidki! Kohe teeme lahti, kohe saad. Nii, jõuluvana Reet. Mis Reet oskab siis jõuluvana? On parem. Nii. Ühe jala peal hüpata. Lumi tuli maha ja valgeks läks maa. 2 väikesane poega nüüd õue ei saa. Jõuluvana näeb viimast pakikest siin kuusel. Eelviimast pakikest. Ma näen, et siin on Mati kirjas. Nii, mida Mati suudab teha? Keset lumist välja seisab kuusepuu. Teate? Loeb maha või? Pilve tagant välja piilub serav kuu. Jõuluvana näeb veel viimast kingitust puu küljes. Nii, haarame selle. See laps oskab
mida see laps oskab? Laps võib teha 10 kükki. Ei lähe läbi. Laps võib spagaati teha, kas spagaat loeb ka? Minu vanuse spagaat ikka loeb. Ai, loeb. Näitame spagaati. Kas meil tuleb? Hopsti! Niisi, mis ajast? Selline pesu on mul kõige armsam ja aastast 1976, kui sai mindud Soome ja käidud vabrikus, kus siis toodeti seda pesu ja meile kingiti see pesu. Eks ma ei pannud väga mööda, et nagu 76 on peaaegu aasta 80. On kätte jõudnud kõige viimase Vlogmassi episoodi kokkupakkimine. Mul on siuke tunne, et ma tahaks, et ma oleks mingi konfetid või midagi. Et ma saaksin mul on säraküünal. Üks hetk. Safety first. Ma tulin õue säraküünaldega. Viimane Vlogmassi episood. Ühesõnaga, nagu te mu emotsioonidest ilmselgelt aru saate, siis mul on uskumatult hea meel, et ma Vlogmassi tee ette võtsin. Mul on nii palju ägedaid mälestusi nüüd sellest aastast ja teid on siia tekkinud nii palju ja te olete kõik nii armsad ja kirjutate ja likeite ja kommenteerite ja vaatate ja see on... Aitäh teile, suur aitäh teile. See tõepoolest teeb südame meeletult soojaks. Aga ma tean, et ma olen teile võlgu ühe loosi, mida ma lubasin täna teha, sest ühe Vlogmassi episoodi all ma mainisin, et kõigi kommenteerijate vahel ma loosin välja Pauliki kotikese. Nii et mul on siin juba comment picker ilusasti valmis, stardi valmis. Vajutame lihtsalt start ja vaatame, kellele naeratab loosiõnn. Liina Kampus! Palju õnne, Liina! Mul on tunne, et see on taaskord üks säraküünalde hetk. Palju õnne, Liina! Ja nüüd on jäänud veel viimane asi, kõige viimane asi ja see on peidus siin Lili all, sest ta millegipärast otsustas selle kaisu võtta. Lili, kas me võiksime advendikalendri ümbriku võtta? Aitäh, kas on mõnus sussu nüüd, jah? Ja tänane, ehk siis kõige viimane advendikalendri kaardikene on meil kuusk ja kuusekene toob meile täna loodetavasti midagi, mida ma saan täna teha. Nii, suvaline heategu. Te ilmselt ei märganud, aga ma võtsin just väikese pausi sellepärast, et üks heategu, mida ma tahaksin kindlasti täna ära teha, vajas natukene ettevalmistusaega, aga esimene heategu, mis ma tahaksin täna kohe kindlasti teha, on mul juba päris pikalt peas kedranud, ma lihtsalt ei ole kuidagi selle vormistamiseni jõudnud, ehk siis, et täna õhtul me täidame ära Varjupaikade MTÜ vabatahtliku taotluse. Ma loodan, et neil läheb abi vaja kas siis pildistamisel või filmimisel, et loomad saaksid lihtsamini koju või siis vahet pole, ma võin ka asju tassida või koristada. Ma lihtsalt tahaksin kuidagi oma aega ka panustada, mitte ainult eelarvet. See on siis esimene heategu, mis meil täna tuleb ära teha. Teine heategu on ideena pätsatud Karini kõige viimasest jõuluvideost, ehk siis ma tahaksin ühte teist üllatada. Ja ma vaatasin üle oma Vlogmassi episoodid ja vaatasin, kes on olnud hästi toetavad ja kommenteerinud ning palju õnne, Liis! Suur aitäh sulle, et sa oled võtnud oma aja ja kirjutanud mu videode all alati väga sisukaid ja pikkasid kommentaare. Ole hea, võta muga Instagramis @kairikilling ühendust, et ma saaksin sulle saata ühe väikese kingituse. Vot, ja ma kohe üldse ei taha seda kaamerat käest ära panna ja seda vlogi lõpetada, aga ma tean, et ma pean seda tegema. Kõige viimane on tänu siinkohal Fotopointile. Aitäh teile, et andsite mulle ZV1 katsetamiseks ja kasutamiseks Vlogmassi ajaks. Ma pean ütlema, et see kaamera on nagu bänger. See on ikka väga bänger kaamera, sest ma panin teda väga rasketes oludes proovile. Küll oli tuuline, küll oli külm, vahepeal sadas. Ja kogu aeg oli pime ja hästi palju mingeid asju taustal, ehk siis suurepäraselt sai see kaamera hakkama ja ma arvan, et varsti ta leiab oma tee minu koju ka jäädavalt. Aga aitäh, Fotopoint, et usaldasite mulle selle kaamera Vlogmassiks. Nüüd ei olegi rohkem nagu midagi. Ma ei oskagi muud midagi öelda. Lili, kas sa soovid lisada midagi? Ta on juba autis, ta sõi Whale'iga palju. Ehk siis oli tore. Aitäh, et olite minuga ja Liliga ja näeme järgmised jõulud.